Soome on meie naaberriik. Meil on väga palju sarnasusi, näiteks kultuur. Ka eesti ja soome keel on väga sarnased. Hümnist pole mõtet rääkidagi. Väga sarnane muusika. Ühesugune muusika, mille kirjutas Frederik Pacius. Eestis elab püsivalt 8298 soomlast. Mõnedega neist õnnestus meil saada tuttavaks. Kõigepealt lähme külla ühele Soome perele. Minä olen Olli-Pekka. Töötän siin TalTechis, Tallinna Tekniikkaülikoolis bioinformaatika professorina. Tulit ensimmäiseksi aastat yksintä ja siis me käisimme kylästämässä lastenkaan ja Tallinna oli niin ilus ja meillä oli alatti sillä niin hea olla, että otsustasimme, että panemme asiat kokkuja, tulemmekaan. Mä otsustasin kohdais alussa eesti kielet oppimaan, että mä käisin Helsingin ylikooliskursustella. Eestis ihmiset näkevät se tulevikku ilusampi kuin Suomessa. Se yhteiskunta on nuori, ihmiset ne on paljon energiaa, he tahavat asioita tehdä ja se on nagu se atmosfäär väga ilus. Ja Eestis on avastattu paljon häitä asioita, näiteks koolisysteemi. Se toimii väga hästi. Nad antavat rohkeammin vastutuselle oppilastelle. Kuitenkin nagu Eestis, nad on väga tuplit need lapset ja oppivat ja need tulemusta onkaan väga head. Et võib olla, et Soome voiks õppida nyt tulevikus Eestiltä selle õppimisega ja koolisysteemiga. Et minun mielestä Eestis on nyt se sama atmosfäär kuin Suomessa oli. See on natuke huvitav, et mis Soomes võiks igatseda, see praegu on Eestis. Se on praegu nyt Eestis, että se on se väga kuldne aika. Kui olemme rääkinud sõpradega, kes tulevat Saksamaa, ütlevad ka, että Eesti on sellainen nagu EU Sveitsi, että se on se kõige parim koht elada. Edasi viib meid tee Viru hotelli, koht, mida teab kindlasti iga soomlane. Minä olen Sari ja mä olen nyt elänyt siin Eestis juba varsti 6 aastat. Viru hotell oli Eesti esimene rahvusvaheline hotell. Eks meie eriala inimesed väga paljud on siin tööl käinud oma karjääri jooksul. Rohkem kuidagi tekitab mul emotsiooni see kiirus, kuidas kiiresti Eestis kõik asjad on nagu arenenud. Et kui mul on nagu võimalus võrreldada see, mis oli 25 aastat tagasi ja tänani, siis see kuidagi on nagu, see on väga vahva, mis siin nagu toimunud, et nagu mulle hullult nagu see meeldib. Siin on väga palju igasugust kultuuri pakkuda, et eks ma ise olen käinud laulupeol ja nagu väga nagu vahva kogemus oli, et isegi kui ma olen eestlane, niin mul oli nagu nahk oli nagu kananahal, eks ole, et oli väga vahva kogemus, et no eks minu arvates sama keeruline eesti keel kui soome keel, et nagu sa pead nagu päriselt oppima selle keele ja eks ikka veel teen ise mina vigu päris palju, aga ma olen nagu mõelnud, et peaasi on, et on aru saada ja ma olen kindel, et inimesed siis küsivad, kui nagu ei saa aru ja siiski ma mõtlen, et siin, kui ma Eestis olen, niin siis ma räägin eesti keeles ja nii on ja nii peabki olema, et Käisime ka Tartus, asukohas, kus on kirjutatud tuntud lasteraamat Supilinna salaselts. Raamatu autoriks soomlane Mika Keränen. Kõige suurem kultuurishokk oli minu jaoks see, kui ma tulin Eestisse, et siin on must leib. Ma arvasin, et ainult Soomes on. Küsitakse õhtul, kas sauna tahad. Sügasin kukkalt niimoodi, et kuhu ma olen sattunud. Mina tulin täitsa armastuse tõttu Eestisse omal ajal. Selleks, et Eestis hakkama saada, et leida siit töökoht, et peab oskama keelt. Et sellepärast ma hakkasin keelt õppima. Keelest saigi mulle teine armastus. Minu kirg on eesti keel, soome-ugri keeled, et sain lõpuks kirjanikuks. Et praegu on mu elukutse täiesti olla kirjanik. Ka jalgpall on minu jaoks number 1 spordiala ja ükskord Eesti tuli mängima Helsingis Soome koondise vastu ja kui kohtunik vilistas mängu käima, siis ma lihtsalt tahtsin, et väike vend näitab suuremale ära. Ma olin Eesti poolt. Et ühesõnaga see lihtsalt
ma sain aru, et ma tahan, et soomlased on nii heal arvamusel, et mis see väike Eesti ikka, et selles mõttes on tore, kui lihtsalt väiksem nagu teeb suuremale ära. Nii väga traditsioonide peale ei ole mõelnud, aga minu tütar ütles ise ükskord, et miks meil ei ole kaalilaadikku, miks ei ole, tahad või? Jaa, selge, vaatasime retseptit naisega ja siis tegime sellest ajast peale ongi tegelikult nii Eesti kui Soome toite ja neid Soome toite, just neid sammuseid vorme on väga hea ka külakostiks viia Eesti peredele, siis me vaatame, et kas nad söövad seda ja kui nad ei söö, me sööme ise, sest meile väga maitseb. Ingeri soomlased on need, kelle juurde sammud seame järgmiseks. Meile avab oma koduukse Valentina. Родилась я 2 февраля 40 года в Ленинградской области. Полосовский район, деревня Большие Ложковицы. Valentina vanemate kodukeeleks oli soome keel. Отец, мать финны. Отца даже в деревне его семью называли Suomen-Omat, потому что они не так уж давно туда переселились, какие-то более близкие времена. В детстве мы только разговаривали по-фински. Финский язык, на котором мы говорили в детстве, отличается от языка Финляндии. Teise maailmasõja aegsed sündmused viisid nad uuesti Soome. Sõja lõppedes saadeti aga nende pere Nõukogude Liitu tagasi. Как бы домой, на свою родину. А в самом деле отправили нашу семью в Новгородскую область, деревня Едрово. Сколько-то там пожили, а потом сами начали переселяться опять на родину. Так как наш дом сгорел, мы потом, sначала бабушка переехала в Эстонию, потом мы. Kui algas perestroika, siis Soome valitsus kutsus Ingeri soomlaseid Soome tagasi. Двоюродный брат, его сын с семьей, еще одного двоюродного брата, сыновья семьями. Они все переселились туда. Meie riigis elavad erinevate rahvuste ja kultuuride esindajad, aga me kõik armastame Eestit ja peame Eestit oma koduks.